jõuamegi selleni, et mis see elus tähtsad on. Tähtsad 3 asja. Esimene asi on tervis. Kui sul tervist ei ole, siis kõik ülejäänud muutub mõttetuks. Eks esimene päev, kui sa saad pinnu omale sõrme, siis sa mõtled ainult sellele, kuidas seda lahti saada, kuidas välja saada, arsti juurde minna, kui see ei saa, eks. Ja kõik ülejäänud muutub tähtsusetuks, eks. Täpselt samamoodi on ka meie eluga üleüldises mõttes. Kui meil tervist ei ole, siis on kõik mõttetu. Kui tervis on olemas, siis järgmine asi on inimsuhted, pere, mis peavad olema korras ja võiksid olla ideaalsed või ideaali lähedased, aga loomulikult kõik me elame ilusamaid, valvemaid aegu üle. Küsimus on, et kuidas me sealt välja tuleme. Mina olen 33 aastat olnud abielus ja eks meiegi oleme elanud halvemaid aegu üle, aga tähtis on see, et mõlemad pooled pingutavad ja kui mõlemad pooled pingutavad ja tahavad seda teha, siis see on okei. Kui sa ei taha teha ja see ei ole sulle meeldiv tegevus, oma pere, siis loomulikult, mis sa ennast väänad, eks, astu minema ja ela edasi mujal, eks, kus on parem. Et see ei ole ka probleem ennast nagu lihtsalt nagu piinata inimsuhetega nagu aastakümneid, eks. Et sa oled seal, kus sa ei taha tegelikult olla. Ja 3. asi on rahaasjad. Need asjad ongi kõige lihtsamad elus. Me ei saa rahast mitte kuidagi ümber. Mitte kuidagi see ümber. Iga päev on teda vaja ja igal pool teda küsitakse ja igat pidi me peame seda leidma, kuidas seda teenida ja see ongi see pool, eks, et sa suudaksid ka selle raha asja enda jaoks selgeks teha ja kannatada kõik need aastad tõesti, et jõuda välja kas majandusliku vabaduseni, hiljem pensionini, eks. Ja taluda neid tagasilööke, aga teha seda järjekindlalt, iga päev, üle päeva, mitu korda aastas, kogu aeg ja aastakümneid niimoodi, eks. See nii-öelda investeerimine ja siuke targu elamine selle nimel, et sul oleks vanaduses parem elu, mulle seostub see sõnaga väärikus, et sa oleksid vanana väärikas ja siis samamoodi inimesele, kes on klassikaline hedonist ja elab väga hetkes, et mõtleb, et milleks ma pean praegu, ma ei tea, sööma 1 kommi, et miks ma kohe tervet pakki ära või süüa, et samamoodi on, mulle tundub, et see teekond on ka ikkagi oluline, et kui sa hakkad tegema, sa mõtled, et okei, 20-selt ma hakkan investeerima, et olla 60-selt rikas. Sa mõtled sellele, võib tunduda nagu hirmutav algus, 40 aastat ma pean nüüd selline rangelt elama, aga samas sa ju kunagi ei tea, mis selle teekonna jooksul juhtuda võib. Et võib ju juhtuda, et sa teed hea investeeringu, sa oled juba 10 aasta pärast oled miljokas. Ja võib juhtuda, et teistpidi jällegi pool elu tegeled sellega ühel hetkel oled pankrotist, kuna tegid valesid otsuseid. Nii et kõik see on võimalik, eks, ja sellepärast igaükski peab oma riskitaluvust ja hindamist tegema. Nii nagu pankadel on see seadusega ette nähtud riskitaluvust või riskiisu mõõta. Nii ka inimestel, et kui palju sa tahad riskida oma varaga ja kui pikalt sa seda tahad teha, eks. Aga selge on see, et risk ja tulem on alati üksteisest sõltuv. Mida kõrgem risk, seda kõrgem tulem. Ja kui see risk realiseerub, siis see tulem on 0 teistpidi, eks. Nii et mida väiksem on risk, seda kindlam on, et sa saad selle väiksema raha kätte. Nii et leia nüüd see tasakaalupunkt seal vahel. Ütleme, kas millised inimloomu omadused siis, kes on hea investor, kas see on väga riskialdis inimene? Ei, no ma räägingi, et see, et kui palju sa tahad nagu riskida, on sinu enda teha, eks, ja kui sa suudad leida niivõrd häid riskantseid investeeringuid, mis kõik ka tagasi toovad, siis see on ju ideaalne, eks. Et küsimus on selles, kuidas neid leida ja kust neid leida. Et mina soovitan nendele, kes algavad, alustage indeksiaktsiatest, eks. See ongi see kõige väiksema riskiga koht, eks. Ja kui sa oled juba natukene edasi jõudnud, siis sa juba valid ise omale portfelli ja teed oma neid riskiliigutusi ise või riskiotsuseid ise, aga ma ei ole ka nõus sellega, et sa peaksid oma portfelli ajama nagu, ma ei tea, 100 erinevat ühikut, olgu need aktsiad või võlakirjad või kinnisvara. Et sa nagu ajata väga laiaks, see tähendab, et sa vähendad oma riske. Eks? Kui üks nendest ära kukub, siis ei juhtu teistega midagi, eks sa vähendad riske. Versus sa võtad 3 positsiooni ja investeerid nende 3 positsiooni vahel kogu aeg ja pikalt.
ühel hetkel võib-olla müüd maha, võtad uue positsiooni, eks. Et ma pigem eeldan või kiidan seda esimest käitumist, teist käitumist, et sa pead võtma mõõdukat riski. Ja seda mõõdukat riski ja kõrget riski sa pead võtma eriti siis, kui sa oled noor. Selleks, et noortel on see omadus, et nad võivad riskida lõputult, kuna neil ei ole raha. Nende raha on nagu praktiliselt null. Kui sul mitte midagi selja taga ei ole, siis sa saad riskida. Kui sa nüüd elad oma elu ära ja jõuad sinna ülesse poole välja, siis on tegelikult vastupidine olukord, et sa enam ei taha riskida. Su riskiisu on väike, sa tahad rahulikult elada oma elu väärika lõpuni, nagu sa ütled, ja seetõttu siis sa tõmbad oma riskantsed investeeringud ja paned nad kas võlakirjadesse või paned nad indeksitesse ja elad rahulikult nende pealt, eks. Nii et kõik oleneb sinu vanusest ja kui palju sa oled suutnud varandust akumuleerida oma elus. No ja siis mulle tundub, et hea investor on ikkagi, ma ei tea, objektiivne hindaja või objektiivne inimene või see nagu tuleb kasuks, et sa hindad enda positsiooni, ma olen nii sellises vanuses, mul on sellised on ju, nii palju raha ja nii edasi. Ja aga see objektiivsus on raske moment seal kõrval, sellepärast, et investoreid tiivustab sageli ja väga suurel osal ahnus. Ja nüüd on, et kui jällegi see sama riskiisu pluss ahnus või see, et sa proovid olla mitte nii ahne ja mitte nii riskantseid investeeringuid tegema. Et see mitte objektiivsus, vaid just see, et kurat, mis ma lähen ka, siit tuleb 1000%, eks, ma lähen sisse, eks, ja siis lõpuks oled oma 1000%-st nagu ilma, eks, See on nagu või vastupidi teenid 10,000%, eks, See on nagu see, krüptoraha on ju põhimõtteliselt, et kas sa lähed sellega kaasa või mitte, see on samamoodi mingi mõte, mida ma olen ka mõelnud, et kas, kuuled mingeid lugusid, kuidas inimesed teenivad seal tohutuid protsente, on ju, aga samas, kui inimene ise sellest ei tea, näiteks mina ei ole mingi krüptoraha ekspert, on ju, siis ma mõtlen, et kas lihtsalt minna emotsiooniga kaasa või täiesti loobuda sellest, sest ma ei tea, ma ei viitsi süveneda. Emotsioonida kaasa minna on täitsa okei, loobumine on ka okei, aga emotsiooniga minna krüpto puhul, kui rääkida, siis see on hea spekuleerimise võimaluseks, et sa üks päev ostad, järgmine päev müüd, eks, või vastupidi, üks päev müüd ja järgmine päev ostad. Turul muide on võimalik ka raha teenida languse pealt, eks, et turg ei pea kogu aeg tõusma, et teenida, nii et neid instrumente on küll ja küll, kuidas seda teha. Eesti esu.